No tere lapsed! Mina olen Mürakas. Mul on päris nimi ka. Üllar Priks on minu nimi. Mina siis räägin teiega täna natukene niisama juttu ja natuke endast ja natuke sellest raamatust ja siis vaatame, kuidas see aeg meil läheb. Suusatavas ikka kästeks seda teie. Mina ei ole väga suur talvesõber ja suusatavas ma ka ei ole väga. Minul kõige ainult üks spordisaavutus, mis ma olen saanud, on olnud siin, ma olen Elvast pärit muideks, mul on hea tore kodune olla. Et seal muusikakooli mäe peal oli kunagi spordipäev ja seal oli keisutamisvõistlus. Ja siis oli selline lugu, et kes pikemal juhul laseb see võidab ja mina võitsin, ma olen suur toks poiss. Ma läksin mäest alla ja käis. Siis kuskilt järve keskelt õpetajad pärast lumesest vaevasid mu välja andsid mitu. Enamasti muidugi need poisid, kes teie vanused on ja tüdrukuid kiusavad, nemad tegelikult kiusavad sellepärast, et nad hirmust väga tahavad teiega suhelda. Nad võivad paista küll siuksed kiusupunnid ja viskavad teie koolikotti poriloiku ja teie vilutate teile lahtise käega vastu tõske ja nemad naeravad, aga nad on rõõmsad mitte selle üle, et teil õpikud seal porilõigus märjaks saavad, et see, et te neile tähelepanu pöörasite. Nad pärast ei pese seda tõske, muideks tükk aega, te teadsite. Et tegelikult selline esimene kiusamine võib-olla ei olegi nii pahatahtlik, võib-olla mingist vanusest tuleb hakata vaatama, et see üle kätte ei läheks ja kõik teised lapsed peaksid alati vaatama kõrvalt, kui kellelegi päriselt liiga tehakse, et siis te kindlasti astute vahele, sest kui teile tehakse liiga, siis te ei taha ju ka keegi teile appi tuleks, on ju nii. Ja selliseid sõpru ei ole kellelegi vaja, kes niimoodi käistuvad. Mul oli vaja enda lapselõuna juttu rääkida, nagu ikka õhtuti voodi ääres. Aga mina ei ole suurema siin raamatust lugeja, no et ütlen kõva häälega, ja siis ma hakkasin välja mõtlema koha peal. Ja niimoodi tekkis tegelikult, selles raamatus on üks ruusuline sarvedega hobune, kes akordionit mängib ja õunapoolsas elab. Selle ma mõtlesingi niimoodi õhust välja. Lapsel hirmsasti meeldis, tema koha hakkas lakina naerma, siis ma mõtlesin, et ma räägin järgmine õhtu, sama tegelasega mingi järgmine. Kundi siis lõpuks mul tuli selline mõte, et aga mis ma niisama räägin, et ma panen kirja ka ja panin ühe peatüki kirja ja siis ma saatsin selle kirjastustele laiali. Ja kohe põmdi üks kirjastus lahti, see kirjutab Mürakas olen tore poiss ja kirjutab kohe terve raamatu täis selliseid lugusid. Minul oli muidugi hirmus ongisti hea meel. Pildidki joonistas sinna üks minu väga hea sõber, kes ei ole ka tegelikult üldse kunstnik, vaid tegeleb hoopis muude asjadega. Aga ta hobi korras armastab joonistada ja siis ma mõtlesin, et ma ei hakka, kuna mina ei ole mingi kirjanik, siis mina ei hakka otsima ka päris illustraatorit või proovin samasuguse teise inimese leida, kes saaks ka lihtsalt teha midagi loomingulist enda rõõmus. Selle jutuga ma tahan tegelikult seda öelda, et pole oluline, mida te nagu tulevikus tegema hakkate, kui te kooli lõpetate, kas teist saavad arstid või kohtutäiturid või jumal annab munitsipaalpolitseinik. Aga alati tuleb leida midagi sellist loomingulist enda jaoks, mis teeb nagu südame teistmoodi rõõmsaks ja annab teistmoodi hea tunda. Sest kui te teete matemaatika ülesandeid või füüsikat lahendad, siis seal on õige ja vale vastus, seal ei ole varianti. Kui te lahendate vale, siis on vastus vale ja siis head hinnet ei saa. Aga igasuguse kunstiga nagu maalimine või muusika või siis kirjutamine, seal ei anna tegelikult mitte midagi valesti teha. Ükskõik, mis te teete, see on tegelikult õige. See võib olla teistmoodi, kui on varem olnud või kui teised arvavad, et see kõige lahedam on. Aga alati on teisi, kes arvavad sinuga ühtemoodi ja sa leiad kindlasti inimesi, kellele see korda läheb. Ja kõige tähtsam on see, et ta peab sulle endale korda minema. Mitte, et sa hakkad seda tegema kellegi teise pärast. Kes teie lemmikkirjanik on? Kuidas? Kes on teie lemmikkirjanik? Minu lemmikkirjanik? Nii palju kirjutatakse häid raamatuid, et ega mul kindlasti ei ole, aga Eesti kirjanikest kindlasti meeldib mul Andrus Kivirähk näiteks väga. Aga kui te kunagi hakkate näiteks lugema ise ka kohustuslikku kirjandust, siis sinna hulka jääb kindlasti selliseid asju, mida teie ka peate lugema, näiteks Bulgakov.
Kas teil kadus huvi ära või see teise kooli pärast asjad ei saanud kokku olla nii palju? Me ei saanud enam kokku jah, ma arvan, et üks, et saate ise ka sellest aru, et üks kool lõpeb ja teine algab ja teed lähevad laiali ja saavad kokku ainult kõige paremad sõbrad, aga meil läks seal ikkagi niimoodi. Ma kohtun küll vahepeal, meie ansambli trummarit näen aega, et me oleme head sõbrad, aga teiste tegemised ma tean ainult nii palju, kui ma kuskil kolmandate käest kuulnud olen. Eks see noorus on selline aeg, kus väga palju asju muutub alles ja mis pole veel kindel. Kuna teil tuli mõte oma raamatul seda teist osa kirjutama hakata? Ega mul ei olnudki mõtet, aga seda ütles kirjastaja, et äkki teeks järje. Kuna mul mõtteid praegu on, siis ma olen nõus sellega. Jah, siis. Minu laps on 10-aastane. Jaa. Aga see mitu bändi te kokku olete teinud? Minuga küsiti sarnast, ma olen mul õrna aimu ka, aga neid on palju. Jah. Kas kuulus hea olla? Mina ei ole kuulus. Mind ei tea peaaegu mitte keegi, mu sõbrad teavad ja vanemad teavad ja on meil kogu lugu. Mida see rääkimine lihtne ei ole, mina olen praegu tegelikult üldse esimest korda niimoodi lasteaed, nagu teie siin olete. Minul oli ka väga raske. Aga ma tasad kõigi kogun ennast. Teie teiste ots lahtida nii midagi valesti, minna seda räägime juttu. Nii neljast klass, kas te peate mulle lehikuma, kelle käest ma hakkan mulle küsima? Lugeda, et mõned kirjutate nimed mulle ka. Ja nii need, kes on raamatut lugenud, kas raamatust nalja saab? Milline kõige naljakam tegevus, mis sul praegu nagu meelde tuleb, mis naersid kohe kõva häälega? Siis kui Neeme neid panaksid lõunas või siis ta nagu kooli jäi. Mis veel naljakas moment, mis sul nagu on naljakas moment? Või selline, kas lastel tekkis ka lemmiktegelane selle raamatu lugemise ajal? Mauno oli sinu lemmiktegelane? Kapten Pool. Neeme oli